Koolitusvideo toob teieni Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programm. Tere head vaatajad, tere tulemast vaatama Eesti koolituste sarja, kus õpetame õpilasfirma liikmetele õpilasfirma asutamist ja dokumentide vormistamist. Ja täna oleme jõudnud õpilasfirma registreerimiseni õpilasfirmade veebiportaalis aadressil õpilasfirma.ee ja täna vaatamegi, kui lihtne tegelikult on ühe õpilasfirma registreerimistaotluse asutamine. Selleks, et siia pääseda, tuleb minna veebilehele õpilasfirma.ee, mida näete siin üleval aadressiribal ja tuleb teha sinna kasutaja. Kasutaja peaksid tegema siis kõik õpilasfirma liikmed selleks, et õpilasfirma edukalt registreerida. Vastasel juhul ei ole võimalik liikmeid siduda selle konkreetse õpilasfirmaga. Kui te olete endale esimesed registreerimisnuppu ära vajutanud email ja parooli pannud, siis tuleb esmalt täita ära minu andmete väli, anda nõusolekut igasugusteks olulisteks tegevusteks, mida Eesti on teilt küsinud. Siin on eelkõige tuleks veenduda, et teie nimi ja kool on kirjutatud korrektselt. Antud juhul Laura Puupõld on meil fiktiivne isik, keda tegelikkuses olemas ei ole ja kõik need andmed, mida te minu ees näete, on fiktiivsed ja tegelikult ei peaks olemas olema. Aga kindlasti enne, kui te asute õpilasfirmat registreerima, siis kindlasti veenduge, et olete kõik andmed sisestanud ilma trükivigadeta, et hiljem vältida arusaamatusi, miks on minu diplomil või jõukirjal üks asi valesti, kui tegelikkuses peaks see olema hoopis teisiti. Ja siis tuleb täita ka ESP veebilehele õpilasfirma juhendajalt saadud registreerimiskoodiga enesehinnangu eelküsimustik, mis on eeldus õpilasfirma registreerimiseks, et ma arvan, et see on meil ja Eestis üks kõige suuremaid küsimusi, miks õpilasfirmade registreerimistaotlused tagasi lükatakse, sellepärast et ESP enesehinnangu küsimus on täitmata. Nii et kindlasti jälgige enne, kui te registreerimistaotluse esitate, et see küsimustik on täidetud kõikidel firma liikmetel. Aga siis, kui kõik on korras, siis saab asuda õpilasfirma registreerimise juurde ja me oleme siin eelnevalt vaadanud seda, kuidas õpilasfirma Puuhoidja siis tegi ära oma asutamiskoosoleku protokolli ja põhikirja ja nüüd oleks aeg siis esitada taotlus, et see firma saaks ametlikult registreeritud. Õpilasfirmade veebiportaal on justkui äriregister ja selle siis eeskujul loodud. Aga hakkame siis pihta. Esimese asjana tuleks valida õpilasfirma liik ja siin on valikuid 3. Minifirma on põhikoolile suunatud ettevõtlusõppeprogramm 7.–9. klassile. Enamik teist tõenäoliselt, kes seda videot vaatavad, teevad õpilasfirmat. Ja rahvusvahelist õpilasfirmat on teil võimalik teha pärast seda, kui olete õpilasfirma programmi esimesel aastal läbinud, nii et sellel ma hetkel pikemalt ei peatu. Siis tuleks kirja panna õpilasfirma nimi, mis antud juhul meil sai kokku lepitud, et õpilasfirma nimeks saab Puuhoidja. Ja tuleks see siis siduda selle kooliga, kuhu te selle registreerite. On hästi oluline, et te selle kooli panete õigesti, sest sealt tuleb ka valida teile õpetaja ja need õpetajad on eelnevalt süsteemist registreerinud. Kui te kooli valesti panete, siis taotlust esitada ei saa. Kuna meie kasutuses oli eelnevalt fiktiivne õpilasfirma Tartumaalt, fiktiivne kool Tartumaalt, mida tegelikkuses ei eksisteeri, siis ma tänaseks näiteks lihtsalt näitan teile, et kuidas see töötab näiteks Valga näitel. Kui te olete Valga gümnaasiumi õpilane, siis panete Valga gümnaasiumi, siis kõik õpetajad, kes on Valga gümnaasiumis omavad õpilasfirma juhendamise õigust, on siin kohe ka teie ees ja saate teha endale valiku, kes siis saaks. No võtame selleks legendaarse Marek Meki Valgamaalt, kes teavad, need teavad. Ma arvan, et programmiga rohkem seotud inimesed kindlasti on Marekuga tuttavad ja kohtuvad teda. Kes ei tea, siis kindlasti aasta jooksul kohtute teda. Kui teil on olemas mentor, siis valige ka tema siit, pange ta kirja, et oleks ta teada ka meile. Kui mentorit ei ole, siis Eestil on neid laivalik olemas kindlasti. Vaadake läbi see nimekiri, saate endale võib-olla mentori valitud. Ja siis tuleb panna kirja õpilasfirma juht ja meeskonna liikmed, et antud juhul valis õpilasfirma Puuhoidja siis oma juhiks Laura Puupõllu. Laura ongi see, kes on hakanud seda õpilasfirmat siin looma. Ja kui me nüüd otsime, siis Laura Puupõld nagu Metsasaare gümnaasiumist, nagu näete, on siis täiesti olemas, aga Metsasaare gümnaasiumit ma siia panna ei saa, muidu ei saaks õpetajat valida, eks ole. Ja ametinimetus ka talle juurde. Ja nii ongi. Sama nüüd tuleks teha kõikide õpilasfirma liikmetega, kuna nende
ma ei hakanud igale ühele neist kasutajat looma, kuna need kasutajad tegelikult pärast tuleviks vaja ei ole, siis ma praegu selle sammu jätan vahele, aga täpselt samamoodi, nagu ma otsisin üles Laura Puupõllu, tuleks siis nüüd leida üles ka kõik teised liikmed ja siis nad registreerida siia ja panna neile juurde ametinimetused. Meeskonnaliikmeid peab olema vähemalt 2, ehk siis kokku õpilasrühmas 3 liiget, vähemalt 1 on juht ja 2 meeskonnaliiget, et õpilasrühmad saaks registreerida. Vastasel juhul siis ei, registreerimisstaatust ei rahuldata. Ja ma arvan, ja see ankeet siis ka, seda ei olegi võimalik esitada siit. Nii, õpilasrühma e-post, kuidas sellega on? Puuhoidja, läksin siin valele lähele, puuhoidja@gmail.com näiteks siia. Kui teil on olemas Facebooki ja Instagrami kontod ja koduleht, siis pange ka need kirja ja kindlasti pange need lingi kujul. Mitte lihtsalt siia kirjutada, et Facebook on meil puuhoidja, vaid olge hea, minge oma Facebooki lehele, ma teen seda praegu Eesti kodulehel näitel. Kopeerige aadressi ribalt see aadress, mis on teie Facebooki lehe, Instagrami lehe või siis kodulehe aadress ja siis, et see oleks lingi kujul, ehk siis saaks seda ka kasutada meie süsteemides, et me saaksime inimesi suunata sinna klikkama, et teile tuleks klikke. Kui te panete sinna lihtsalt tavalised nimed, siis need lingid paraku ei tööta. Ja antud juhul peaksime siis panema kirja, kas meie õpilasfirmal on toode või teenus ja toode on siin olemas. Meil oli puidust võtmehoidjad. Paneme selle kirja. Kui teil on ka teenus, siis pange siia teenus ja valige siis, millisesse kategooriasse see peaks siit minema. Tõenäoliselt on tegemist, ütleme, näiteks suveniiridega. Oletatavasti võite valida ka mõne teise valdkonna siit vähemalt, maksimaalselt siis 2 valdkonda. Ja pange täpsemalt kirja siis, mida õpilasfirma toodab, ehk siis see on niisugune väike lühikirjeldus teie tootest, et toodame käsitööna valmistatud puidust. Ütleme siis näiteks tammepuidust valmistatud meene võtmehoidjaid. Sellest võib-olla piisab. Võite natukene detailsemalt, sõltub teie tootest täpsemalt, et kui detailselt see kirjeldus teile vajalik on, tunnetage see siis ise ära. Ja kui teil on olemas tootest pilt, siis kindlasti lisage see ka juurde, et saaks seda Eesti materjalides ja veebiportaalis kasutada, et teie potentsiaalsetel klientidel oleks teie firmaga lihtsam tutvuda. Ning siis väga oluline osa tuleb valida aktsiakapital. Siit te saate määrata ära paljude aktsiaid konkreetselt soovite. Meil oli õpilasfirmas 5 liiget ja meie aktsiakapital oli 150 €, ehk siis kokku siia reale peab tulema selle 0 asemel 150. Et need aktsiaplanketid jaguneksid inimeste vahel võrdselt, siis kiire tehe 150 jagatud 5-ga teeb 30, ehk siis ostame kokku ühe inimese kohta ühe 20 € ja ühe 10 € panketi, kuna meid on kõiki 5, siis jagunevad need täpselt niimoodi. Võite neid ka väiksemates kupüürides, väiksemas väärtuses osta, kui te soovite, aga lihtsalt niimoodi, et need jaguneksid võrdselt kõikide liikmete vahel ära. Et neid saaks ka paberil välja printida. Te saate need aktsiapanketid pärast registreerimist kätte. Nii, ja siis tuleb lillesse laadida asutamiskoosoleku protokoll, mille te olete varasemalt juba vormistanud, samuti põhikiri ning tuleb SEB pangas ja Eesti arvelduskontole, mis on siin välja toodud, kanda siis üle õpilasfirma registreerimistasu 5 € ja lisada siis maksekorraldusest koopia. Aga nii lihtne see ongi, siis pärast seda, kui te olete selle taotluse ära teinud, saate vahepeal mustandi salvestada ja hiljem edasi teha. Aga kui see on valmis, esitage avaldus, vorm vaadatakse üle, kas see on korras. Esimese asjana läheb see ülevaatamiseks teie õpetajale. Teie õpetaja vaatab üle, kas vormis on kõik andmed korrektselt, kas protokoll ja põhikiri on korrektselt ning pärast seda läheb see kinnitamiseks Junior Achievement Eestile. Kui Junior Achievement Eesti näeb mingit probleeme, saadetakse teile jällegi tagasi või kui õpetaja näeb mingit probleeme või teeb teile parandusettepanekuid avaldusse, siis saadetakse teile see tagasi. Kogu protsessis saate te oma õpilasfirma e-mailile automaatteavitused, nii et olete kursis täpselt sellega, mis staatuses teie firma on. Ja kui firma on edukalt registreeritud, siis täpselt siinsamas portaalis, kui te soovite midagi muuta, lisada endale Facebooki lehe, mille te võib-olla otsustate hiljem teha, lisada endale kodulehe,
muuta liikmete arvu, liikmete koosseisu, saate jälle siin samas portaalis need muudatused teha. Loomulikult ka muud võimalused sündmustele registreerimiseks ja mentorite valimiseks. Aga teiega oli Ander, tõmbame siit joone alla, on täpselt nii lihtne õpilasfirma registreerimine on. Ma arvan, et kui teil kõik andmed olemas on, siis selle ankeedi täitmine ei tohiks võtta aega rohkem kui 5 minutit ja oletegi õpilasfirma asutamiseni ühe sammu lähemal. Kohtume teistes videodes. Nägemist!